ma hakkan nüüd lahti pakkima iseennast. Fun on see, et mu kohver mahtus perfektselt nendesse kaalupiirangutesse, nagu see oli täpselt pool kilo üle. Ma ikkagi sain oma esimese šampuse kaasa võtta, mida siin aknalaual 5. korrusel juua. Käisin esimest korda poes. Ja mu iPhone, ma tegin endale iOS 14 update'i, mis oli kõige rumalam otsus, sest et sellel on nii palju neid mingid pisivigu veel sees ja siis mu telefon lihtsalt ütles üles. Ma arvutasin iga kord uuesti välja selle nii-öelda eurodes kõik need summad, ma olin ülikaua selle pärast poes, aga kuna õnneks enamus toodetel oli soomekeelne kirjeldus, siis sellest ma sain aru, ehk siis ma sain nagu ikkagi aru, mida ma ostsin ja kui palju need asjad maksid, aga ma päris kindel ei ole, kas ma nüüd ostsin merevaiku, võid või sulajuustu või mingisugust nagu seda toorjuustu. Nii et was fun ja mitte ükski teenindaja ei rääkinud minuga inglise keeles. Nagu isegi mitte, nagu nad said aru, et ma räägin inglise keeles ja nad rääkisid taani keeles edasi. Mis on tore keele praktiseerimine, aga ilmselgelt nad tahavad, et ma räägiks taani keelt, nii et ma nüüd hakkan üritama siis. Tere tulemast esimesse room touri. See on siis nii-öelda before meil nüüd, ehk siis ilma sisustamata kõik, mis siin nagu enne oli. See on siis esik, siit tuled sisse. Siin on minu nunnu kohver. Esikus väga ruumi ei ole muidugi. Siin on meil vannituba. Väga suured aknad on selles korteris. See on Kaarlituba, meie korterikaaslase. See on meil siis köögilaud või söögilaud. Hästi suur, siia mahub vist 8 inimest istuma reaalselt. Siin on meie köök. Samuti. Väga suur köök. Siit me joome siis meie magamistuppa Hendriga. See on väga suur, ma hakkasin just voodipesu vahetama. Siin on veel üks voodi, ma ei tea, mis me sellega teeme. Siin on veel mingi pink väljavaade. Kapp. Ja, that's it. Muidugi esimene asi, mis ma siia korterisse sisse tulles tegin, oli see, et ma tegin absoluutselt igast täkkest pilti, mis siin on, sellepärast, et Taanis võetakse korteri deposiiti ehk siis eesti keeles tagatisraha või? Üli palju. Me maksime selle korteri nagu esimese kuu üür pluss siis nagu deposiit oli kokku vist 8000 eurot. Väga palju. Ja et me saaks selle, vähemalt enamus sellest rahast saaksime tagasi, siis ma tegin kõik need pildid ja siis alles peale seda siis hakkasin mööbeldama. Siis ei saa tulevikus meie nii-öelda korteri omanik süüdistada meid mingites asjades, mis siin juba varem olid tegelikult vead. Nii et kui sa elad üürikorteris, siis ma soovitan seda igal juhul teha, isegi kui sa elad Eestis. Ma lähen tegema EU residentsuse dokumenti, et ma saaksin riigis omal põhimõtteliselt nagu isikukoodilaadse asja, CPR-i. Ja ma juba jään hiljaks. Lihtsalt ei saa hakkama endaga nagu. Hetkel ma siis käisin registreerimas ennast EU residendi dokumendi jaoks, mis on siis, mille alusel üldse lubatakse mul Taani nii-öelda residendiks hakata. Ja siis nüüd ma hakkan läbi arvuti taotlema CPR numbrit, mis on põhimõtteliselt nagu isikukood meil. Selleks, et CPR-i saada, sul peab olema korteri leping ja sinu landlord siis peab sind lubama ennast sisse kirjutada siia korterisse. Põhimõtteliselt nagu Eestis tegelikult, lihtsalt see paperwork on palju tüütum. 100 miljon lepingut ja 2,5 tundi hiljem. Your submission has been received. Yes. Väga keeruline, nii tüütu. Taanis on täielik suvi praegu, 28 kraadi on õues. Ja nüüd kõigil on aknad lahti, me elame 5. korrusel ja siis kõik kuulevad muusikat niimoodi risti-rästi, aga see on nagu kuskilt tuleb rocki, kuskilt tuleb džassi, inimestel on nii hea muusika maitse, see on nii tore. Ja ma lihtsin ideaalse viisi, kuidas Taanis tunduda, et ma ei ole siin mingisugune
turist või et ma ei tea teed, ehk siis ma panen endale Google Maps'i käima, ma panen klapid pähe, Siri või mis iganes ütleb mulle klappidesse, kuhu ma minema pean ja siis tundub nagu ma teaks, kuhu ma lähen. Nii et nipp, kui te tahate tunduda kodused. Ma sain praegu mingi 80 € eest ratta, pluss siis nagu korvi eest ka veel juurde, ehk siis lõpuks saangi mingi 120 € eest endale ratta, mis on üliodav. Ja see on täiesti normaalne, et rattad on lihtsalt seina ääres, neid ei kinnitata mitte kuhugi, sellepärast et ratastel on siin siuke nagu tagumise rattalukk, mida ma Eestis väga näinud ei ole. Ja siis sa paned selle tagumise ratta kinni ja jätad selle ratta, lihtsalt sa ei pane seda kuhugi külge. Ja miks see on nii, on sellepärast, et ongi see frame number, ehk siis see raaminumber. Ja kui sul ratas ära varastatakse, siis sa annad sellest politseile teada ja ütled oma raaminumbri. Ja kui seda ratast tahetakse müüa, siis alati tuleb seda raaminumbrit kontrollida, kas see on varastatud ratas või ei ole. Ma tulin otsisin oma ülikooli üles. See on siis nagu IT-maja konkreetselt, need majad on ümber linna niimoodi igal pool. Siin ma siis hakkan õppima 2 nädala pärast. Yeah. Ilm on super, me tulime ujuma, Anderseliid. Võratu. Inimesed on nagu hülgepojad, kes kogunevad siin mere äärde päikest nautima. Siin on üks ehe näide sellest, kuidas David Attenborough oma National Geographicu mingis saates räägib, kuidas hülged on üksteise otsas ja rannas ja käisendavad ja naudivad ja 12-aastased joovad õlle. Mõnus! Me käisime IKEAs asjadel järel, mis me tellisime ja siis leidsime ka tasuta laua, Facebookist leidsin. Ja nüüd me tassime seda kõike, tähendab Henri tassib kõike 5. korrusele ja mina valvan. Ma mõtlesin, et ma räägin sellest, et miks me just Kopenhaagenisse tahtsime kolida, sest tegelikult meil oli veel mitu valikut. Ja ma kirjutasin need kõik asjad ülesse, sest et mul ei jäänud meelde. Ma tegelikult alguses tahtsin kolida üldse Londonisse ja meil oli mõttes ka Holland. Aga miks me just Taani valisime, oli see, et Taanis ei ole õppelaenu vaja võtta, kuna Taanis on kõik ülikoolid, kõik nii-öelda riigiülikoolid on tasuta. Londonis ma oleks pidanud võtma baka jaoks 30 000 € õppelaenu, sest 10 000 oli vist aasta. Ja Hollandis on see küll odavam, aga ikkagi ma nagu ei näe põhjust, et miks ma peaksin võtma ülikooli eest õppelaenu, kui mul on siin võimalik neid täpselt samu asju väga heades ülikoolides tasuta õppida. Teine põhjus, miks me Taani võtsime, oli see, et ma kindlasti teadsin seda, et ma tahan jääda Euroopasse elama, kuna siin on kasulik nende EU seaduste järgi olla. Ja miks just Taani on see, et siin on väga stabiilne riigikorraldus, tervishoid ja kõik need tudengite ja õpilaste toetused. Nad kohtlevad immigrante või välismaalt tulijaid väga õiglaselt, et nad eeldavad, et sa õpid taani keelt, aga nad pakuvad sulle ka selleks võimalused. Ja samas nad pakuvad sulle ka, kui sa oled EU liige, siis nad pakuvad sulle ka neid hüvesid, mis taanlased saavad. Ehk see on nagu minu jaoks väga heas balansis. Näiteks UK minu arvates on hetkel liiga ebastabiilne, ma ei tahaks sinna ühiskonda panustada, sest ma isegi ei tea, mis sellest saab, kuna mulle see Brexiti asi, mis praegu toimub, väga ei meeldi. Ja näiteks USA polnud minu jaoks mitte kunagi valik, sellepärast et mulle ei istu see poliitsüsteem, mis seal on, mulle ei meeldi see korruptsioon, mis seal on ja see tervishoiusüsteem neil on nii segane ja messed up, et ma ei julgeks sinna minna, sest kui ma ei tea, käe murraks, siis ma oleks juba pankrotis. Ja võib-olla need on need asjad, millele sa alguses ei pruugi mõelda, aga tegelikult kui sa hakkad elama kuskil riigis, kui sa lähed ülikooli, siis sa oled vähemalt 3 aastat seal. Või näiteks, et kui ma tahan ka magistri võtta, siis ma olen vähemalt 5 aastat kuskil riigis. Seega ma panustan sinna, ma tahaks seda keelt õppida ja seega ma tahaks õppida seda keelt kuskil riigis, kus ma tõesti näen ennast ka elamas ja et see minu jaoks mugav. Ja samamoodi ma arvan, et Taani maksusüsteem on iseennast õigustav, sest et sa siin tõesti näed, et see on heaoluühiskond, inimesed on õnnelikud, neid koheldakse tööturul hästi, neil ei ole sükest
pidevat rassimist, näiteks siin on nädala töötunnid on juba väiksemad kui Eestis, siin töötatakse 37-38 tundi nädalas, Eestis on see vist üle 40, 43 äkki oli. Ja sa tõesti näed, kuhu need maksud lähevad, et siin on teed korras, siin on rattateed, siin on näiteks need toetused tudengitele ja ülikoolid on tasuta ja sa tõesti nagu näed, et see, et sa panustad siia riiki, toob sulle ka midagi tagasi. Järgmine põhjus on see, et taanlased on Eesti inimestega hästi sarnased. Neil on samasugune sarkastiline huumorimeel ja et see nii-öelda minu ruum on taanlastel väga sarnane, et sa tahad, et inimesed jätaksid sulle ruumi olla, samas nad on väga sõbralikud ja kui sa saad nendega lähedasemaks, siis nad ka avavad ennast rohkem, väga eestlastega sarnane tegelikult. Ja järgmine põhjus on see, et kuna me töötame mõlemad disaini valdkonnas ja Taani on disaini flagship või siuke nagu juhtriik, siis on väga kasulik siin endale karjääri ehitada ja see on väga hea asi, mida oma CV-sse kirjutada ja samas ka rääkida, et mis kogemused sul on. Sa saad siin nagu igal pool aru, et inimesed teavad, mis asi on disain ja see kuidagi tundus kasulik meile. Minu isiklik järgmine põhjus oli see, et ma ei tahtnud minna riiki, kus on inglise keel põhikeel, kuna minu arust keele õppimine avab tohutult palju uksi maailmas ja ma tahaks võimalikult palju keeli õppida ja palju lihtsam on keelt õppida selles keskkonnas, kus sa oled. Ehk siis ma tahtsingi minna riiki, kus põhikeel ei ole inglise keel, et ma õpiksin veel ühe keele selgeks, et mul oleks 5 keelt, mida ma oskaksin rääkida. Minu arust see on nagu elementaarne asi, et sa suudaksid suhelda nende inimestega, kelle riigis sa elad. Ja ma ei tahaks, et mu põhikeel, mida ma oskaks, oleks ainult inglise keel. Järgmine põhjus on see, et Kopenhaagen on nii ilus. Siin on kõik nii esteetiline, isegi kui me näiteks korterit otsisime, ma teen korteri otsimisest ka eraldi video, aga et kui me korterit otsisime, siis ma ei näinudki koledaid kortereid. Siin ei ole sellist asja, nagu meil on vanadest aegadest jäänud, näiteks et tapeedi kasutamine. Ma ei ole näinud ühtegi korterikuulutust, kus inimesed kasutaksid tapeeti. Et siin on igal pool valged seinad, isegi meie korter näeb siuke välja, nagu me oleks vanalinnas Eestis. Et see on lihtsalt vapustav ja kohati tekib tunne, et sa oled nagu Saksamaal, vahepeal mõni district on selline, nagu see oleks Londonis, hästi siuke rahvusvaheline, siin on näha, et siin ei ole suuremat sõda üle käinud, et kõik need ajaloolise väärtusega majad on siin alles ja need on tohutult ilusad. Ja samas on Kopenhaagen tegelikult peaaegu sama suur kui Tallinn, võib-olla natuke suurem. Seda on väga lihtne rattaga läbi sõita ja siin see commute imine ei võta üldse palju aega. Näiteks meil on kool 3 minuti kaugusel. See on super, see on isegi parem, kui mul näiteks oli Tallinnas, kus ma läksin 20 minutit kooli, sest ma ei elanud kesklinnas. Ja viimane põhjus on see, et siit on väga lihtne tegelikult Eestisse minna. See ei ole küll kõige odavam, palju odavam on näiteks Tallinnast Londonisse lennata, aga see on ajaliselt väga kiire, et Kopenhaagenist Tallinnasse minek on täpselt sama, nagu me läheks autoga Saaremaale, nii et otseselt polegi nagu vahet, et kui tekib tunne, et me läksime nii kaugele, siis tegelikult me ei ole üldse kaugel. Nii et jah, need on need põhjused, miks me kolisime ja ma räägin nendest õppetoetustest ja sellest bürokraatiast ka lähemalt varsti, aga ma loodan, et teile see video meeldis ja näeme.